Ja tervist, kas nüüd on kuulda? Nüüd kuuleb. Ja et siin paaril varasemal aastal ma olen olnud siin üritusel nagu kuulaja rollis sees ja, ja see praegune esitlus on sihuke võib-olla mõnus jätk nendele, kes on neid varasemaid viimase paari aasta esitlusi või seda innovatsiooni ülevaadet nagu hoolikalt kuulanud, et on tekkinud siuksed juhtmevabad ja kompaktsed ilmajaamad, mida siis Teede Tehnikeskus on kenasti kasutanud. Aga et sellest me oleme nüüd tükk maad edasi liikunud ja sellest nüüd proovin esitlusega ette panna. Soovikski nagu lähemalt rääkida. Ja, et mina olen siis Mihkel sellisest ettevõttest nagu Superhands ja selle AI lahenduse puhul oli siis ka Teede Tehnikeskuse tiim väga tugevalt kaasatud ja just selle nagu tehisintellekti ja närvivõrkude poolest oli Liinest OÜ meil ka partneriks. Ja nagu mainisin, siis nende mini-ilmajaamadest on siin varasemalt räägitud, on ju, ja see esitlus on võib-olla mul niisuguste varasemate esitluste baasil tehtud, mis on rohkem niisugune populaarteaduslik, et kui me esitasime seda projekti selle Tehnopoli AI kiirendis ja ka riigi korraldatud ütleme krattide esitlusel, et siis nagu riigi tehisintellekti projektide esitlusel. Ehk et kui ta on natuke liiga populaarteaduslik, siis vabandust, aga pärast küsige siis lähemalt, on ju. Ja lähme edasi, et täna juba ka mitu korda mainitud ja varasemalt räägitud sama see libeduse tõrje ja teehoolde ennetav hoole, mitte tagantjärgi tegeleda probleemidega, et usun, et siin, kes juba täna kõik kuulavad, on selle teemaga kursis ja Teede Tehnikeskus selles suunas pakub järjest rohkem erinevaid lahendusi. Aga just seesama teehoolde ennetamine on siis ikkagi, tundub, et täna vajab veel täiendavat nagu infot ja tööd. Ja just see ennetamise mõttes, mis ma siin nagu selle all nagu silmas pean, on see, et soolatamine, libeduse tõrje oleks tehtud tükk maad efektiivsemalt kahtepidi. Ehk et see, et sool pannakse õigesse kohta õigel ajal, aga nii, et ta mõjuks just siis, kui see olukord tekib. Et seda ellu viia ja teine on see probleemi nagu osa on see, et teeks küll hea meelega niisugust ennetavat ja täppistööd, aga meil puuduvad andmed, et mis koha peal, kuidas see libedus tekib või mis on see soolatase. Ja selle Tehnopoli AI projekti raames me kõigepealt hakkasimegi uurima ajalooliste andmete pealt, et kuidas on praegu see ütleme, nende puisturite raporteeritav tegevus ja soola mõju just on seotud. Ehk et see, et kui puistur paneb soola, andur selle ära loeb, et kas me näeme ka sellel soolal mingit otstarvet. Ja see muidugi baseerus üsna nagu vähestel andmetel see ülevaade, aga nagu tekkis niisugune päris hea nagu muster, et soola ülekulu oli tihti kuni 80%. Ehk et iga 5 soolatamisest 4 läks põhimõtteliselt tühja. Seda ei tee keegi nagu halvast tahtest, et lihtsalt meeldib soola puisata, aga pigem tehakse seda sellepärast, et on vaja tagada teenuse tase. Et ikkagi pigem nagu on lihtsam panna rohkem soola ja öelda, et töö on tehtud, kui see, et hiljem tuleb nagu kaebus, et midagi seal kohapeal juhtus, õnnetus näiteks, loodetavasti sinnamaani asi ei jõua, aga et kas soola pandi ja ei olnud. Et pannakse pigem liiga palju. Ja see ülekulu on niisugune, miks me just sellest projekti vaates ülekulust rääkisime, et seda on lihtsam nagu mõõta. Et kui me ütleme lihtsalt, et me selle ennetava hooldusega päästame õnnetuste juhtumiste inimelusid, siis seda on nagu tagantjärgi keerulisem tõestada. Et kas päriselt seal uuel tehnilisel lahendusel on ka nagu praktiline roll või mitte, ja sellepärast see ülekulu oli meil nagu fookuses. Ja üldiselt nagu maailmas on ka trendid, et miks seda ennetavat hooldust või andmetel baseeruvat täppishooldust peaks tegema, on see, et kõik kulud alates soolast, kütusest, masinatest lähevad üles, palgakulud ka,
regulatsioonid järjest tungivamalt nõuavad, eriti juba Põhjamaades, et see teehoole peab olema tehtud nagu andmepõhiselt ja see soola ja CO2 kasutamine maailmas üldiselt peaks nagu vähenema. Aga miks siis just, miks me räägime sellest tehisintellektist või AI-st, sest on ju olemas ka maailmas igasugused need soolaandurid ja asjad ja mida on võimalik teha. Et see hakkas tegelikult sellest pihta, et mis siin varasematel aastatel on räägitud ka, et Teede Tehnovõimekus on rajanud sellise seirevõrgustiku. See konkreetne pilt on Tallinnast, et kõik need rohelised täpid on siis nende poolt kasutatavad ilmajaamad, mis siis baseeruvad meie tehnoloogial. Ja kui me tahaksime iga selle punkti peale panna nagu olemasolevat või nagu ütleme, füüsiliselt soola mõõtvat andurit, see oleks metsikult kallis ja aeganõudev ja see ei oleks võib-olla üldse nagu jätkusuutlik lahendus ka. Ja siis mõtlesime, et kas seda oleks võimalik lahendada ära hoopis nii, et kuna meil et ilmajaamade juures on ka need juhtumavad teeandurid, kus meil tuleb päris palju ka igasuguseid erinevaid toored andmeid, siis äkki nendest andmete koosmõjust me näeme selle soola hoopis kuidagi tänu tehisintellektile ära. Ja eeliseks oleks just, mainisin ka, et selle andurite võrgu ehitamine koos nagu soola mõõtmisvõimekusega oleks ikka suurusjärgu võrra kallim kui lihtsalt selle teoreetiliselt tehisintellektiga seda ära teha. Ja mis isegi võib-olla on veel kallim meie kui ettevõtte mõttes on aeg, et meil on võimalik teha ka ise välja arendada niisugune soolaga mõõtmisfunktsionaalsusega pisikene juhtmepandur, aga et seda lõpuni kasutusse panna, see võib võtta nagu paar aastat aega, valideerida erinevates tingimustes, koguda andmeid, teha tootearendust, prototüüpimist, dokumentatsiooni, kõike tõsta, et me saaksime selle teenusega 2 aastat hiljem turule. Ja aga kui meil on võimalik kasutada tehisintellekti olemasolevate andmete pealt, siis me suudame juba eksisteerivat võrku või selle pealt pakkuda nagu täiendavaid teenuseid. Ehk et igatpidi pakkus nagu see huvi ja skaleeritavus on nagu ka äärmiselt oluline, et me saaksime selle samade võrdlemisi lihtsate andurite pealt nagu hakata ka maailma vallutama. Muidugi Eesti on super hea testplatvorm ja siin on veel probleeme, mida lahendada küll, aga et eesmärk ikkagi peaks olema väljaspoole minna. Ja mida väiksem, kompaktsem, lihtsam, soodsam see lahenduse rajamine on, seda skaleeritavam ta on. Ja kuidas me seda siis lahendasime, et me võtsime sisendi infoks kõik need toored andmed, mis meil tulevad juhtmevast teeandurist ja ilmajaamast ja meil olid ka referentsandmed ehk siis, et kuidas me ütleme, et mingi hetk toimus soolatamine, oli siis kas mingist teisest andurist, mis annab seda infot otse välja ja siis hooldussõidukite andmetest ja tegelikult ka labori nagu päeviku andmetest. Ja siis selle pealt siis ütleme närvivõrkudel baseeruv tehisintellekt hakkas ise otsima nende meie toorete andmete pealt erinevaid seoseid, kuidas ta näeks ära, et kui on soolatamine, siis mis kombinatsioonis andmetest see võiks välja pakkuda, välja kuvada. Ja me olime alguses väga nagu kindlad, et me suudame selle ära teha olemasolevate andmete pealt, sest see seirevõrgustik meie jaamade ja andurite pealt oli tükk maad juba aasta või 2 juba toimetanud, tuli ka seda hooldussõidukite infot ja referentsandmeid, aga see ei olnud piisavalt hea kvaliteediga andmestik, et kasutada selleks närvivõrkudel baseeruva mudeli treenimiseks. Ehk et me pidime hakkama looma simulatsioone, kuna meil seal projektil oli ka ajaline piirang ees, et me pidime põhimõtteliselt tegema ära 3 kuuga eelmise aasta sügise ja varatalvel ja me suutnud nagu ennustada nii täpselt ette, millal libedaks läheb või et kas me saame piisavalt andmeid selle novembri-detsembri välitingimusse kätte, siis Teede Tehnokeskuse laboritesse sai rajatud niisugune simulatsioon, kus põhimõtteliselt pandi paika, ütleme, mingi niisugune temperatuurivahemik, kus see libedus võiks nagu tekkida ja tehti nagu niisugust käsitsi soolatamist. Siin on näha ka niisugust need mikrokliimakamber, mis on suurema kambri sees, et just, et need avamised ja pritsimised ei mõjutaks seal seda andurite juures toimuvat. Et see oli päris niisugune hea inseneri ülesanne, tundub päris triviaalne võib-olla tagantjärgi,
aga üks pisikesi asju, mis pidi ära lahendama võimalikult kiiresti, lihtsalt, kompaktselt ja tuua ära võimalikult palju andmeid, oli nagu ikka parasjagu nuputamist. Ja siin on näha ka, kuidas see jää ja soo seal andurite peal nagu välja paistab ja seda me siis hakkasime koguma ja dokumenteerima. Et selle pealt me tegime, laborikatsete pealt tegime niisuguse selle närvivõrkudel esmase toore mudeli ja siis kohe, kui oli võimalik hakata koguma andmeid välitingimustest, siis me panime selle nagu järgmise taseme valideerimise tööle. Ehk et hindasime, kuidas laborikatsete mudel toimis ja muidugi välikeskkonnas on erinevad variatsioonid tükk maad suuremad kui laboris. Me üritasime laboris muidugi tekitada erinevaid variatsioone. Just, et me alati ei pritsi soolaga konkreetsel kellaajal ja konkreetsel temperatuuril või muudel olukordadel, mis võiks korduda, vaid et üritasime tekitada võimalik palju erinevaid olukordasid. Aga siiski välikatsetes on hoopis teistsugused näited tulid ja siin on mõned pildid ka siin Tallinnas ja Tallinna ümber erinevates olukordades, kuidas me võtsime referentsandmetega koos siis meie mudelit nagu treenisime. Tulemiks oli siis meie hetkel ta jookseb veel ainult meie süsteemis, et Teede Tehnokeskuse spetsialistid on saanud nende andmetel ligi ja hetkel nad veel enda ennustusest neid ei kasuta. Aga me näeme ära, kuidas see soola ennustus siin toimib. Ehk et iga teeanduri mõõte tulemuse juurde näitab ära ka süsteem, et kui tõenäoline oli, et siin see hetk oli soolatamine. Ehk et kuni 100% tõenäosusega ütleb, et soolainfo oli ja seda me saame siis siin täiendavalt valideerida, et siin edasisel talvel ja varakevadel tuli neid andmepunkte meil päris palju juurde ja nüüd siin koostöös nende Liinestiga me ütleme, et järgmiseks hooajaks saame neid mudelid palju täpsemaks viia. Ja mis me üldiselt õppisime, on see, et nagu lähtus nendest laborikatsetest asjadest, et see tehisintellekt ei võta ikkagi ära nagu muu inseneriteaduse rolli. Ehk et inimestel jääb ikkagi töö alles, siis et selle asemel, et hakata ise andmeid töötlema, peab mõtlema äkki hoopis midagi muud välja, kuidas teha neid simulatsioone või katseid, ehitada erinevaid kambreid, mis andmeid koguda või kuidas tootearendust teha. Ja siis teine oluline punkt oli, et see tehisintellekti jaoks andmete simuleerimine, ta erineb päris nagu tugevalt traditsioonilistest laborikatsetest. Et üldiselt peab olema väga hästi korratavad ja kontrollitud tingimused, et kui keegi teine peaks tahtma sama tulemust uuesti tekitada, siis ta võtab, annab täpselt samad seadistused kliimakambrile, vaatab, kas tulevad samad andmed ja samad näidud. Aga et just tehisintellekti jaoks, mis hakkab pärast toimima välitingimustes, pidime tekitama just nagu varieeruvust maailmas, et me ei tohtinud kontrollida asju, pidime tegema asju suvalistel hetkedel, et tekitama erinevaid olukordasid just selle jaoks, et oleks võimalikult sarnane reaalsele olukorrale. Ja kolmas, võib-olla kõige olulisem tulemus oli see, et me nägime, et see tehisintellektiga on see võimalik lahendada. See ei tähenda muidugi see, et me nüüd kõik asjad ainult selle peale jätame, läheme ja et me ikkagi suure tõenäosusega teeme ka eraldi anduri, mis suudab soola tuvastada, aga selle jaoks, et me ei kulutaks paari aastat, me saame hakata juba ikkagi olemasoleva võrgu pealt tehisintellekti abil täiendavat väärtust ja teenuseid pakkuma. Aga nüüd natuke aega veel ka küsimuste jaoks, kui kellelgi peaks olema huvi ja vajadus. Huvitav on see protsess ka, et kuidas nende asjadeni jõutakse, et see teeandur on nüüd selliselt valmis saanud, et see on ka tegelikult see oma lugu on seal taga, eks ju, et võib-olla korra räägid sellest, et kuidas selleni oleme jõudnud. Jaa, absoluutselt. See on võib-olla siin, me olemegi rohkem sellised vidinavennad, ehk et meile meeldib arendada igast tehnoloogiaid ja seadmeid ja meil oli endal selline nagu baastehnoloogia olemas, mida me oleme kasutanud erinevates valdkondades ja rakendustes. Aga kuna me ei ole ise ühegi valdkonna eksperdid süvitsi, et me ei tea nagu sellest teehooldest või asfaldist suurt midagi, siis
nagu Tehnokeskuse poolt tuli umbes sihuke ülesande kirjeldus, et kuule, see teie võimekused, et kui selle paketeeriks ära sellisele kujule, et see oleks võimalik nagu midagi kasutatavat luua. Ja see oli ka nagu omaette ikkagi ettevõtmine, et lihtsalt selle baastehnoloogia pealt juba ta õigele kujule viia. Aga me panime selle ikkagi töösse ja see on üle juba 1 aasta või 1,5–2 aastat on need andurid tegelikult, mis paremini paistab, andurid Eesti teede sees toimetanud. Ja alguses me isegi tegime seda mingil määral natuke nagu vist salaja, sest et kuna meil oli nagu eesmärk seda tehnoloogiat patenteerima hakata, et me panime ta töösse ära ja avalikult sellest kuskil ei rääkinud, siis toimetasime taustal selle patenditaotlusega, et eelmise aasta juunist on siis lahendusel on see patent pending staatus. Ja juba esimesed tagasisidet on natuke tulnud Euroopa poole pealt ka, et natuke peab taotlust muutma, aga ikkagi maailma mõttes päris unikaalne asi. Me ise muidugi hoiame silma jälge peal, et kuidas konkurendid selle suuna peal toimetavad, et seal on erinevaid lahendusi ja kõik muidugi ütlevad, et nendel on maailmas kõige lihtsam ja kompaktsem tehnoloogia. Aga et kui nad panevad enda asja kuhugi välja või lauale, siis nendel on sihuke 30 sentimeetrine suur seade ja meil on pisikene põhimõtteliselt nagu 2A patarei on seal kõrval, siis ikka lööb inimestel tõenäoliselt silmad päris punni. Ja selle muidugi oli täiendavat eelis, mitte niisama, et ta on äge ja pisike ja et poisid tegid, aga peamine võib-olla erisus on ka see, et seda on võimalik paigaldada ka viaduktidele, sildadele, kergliiklusteele, kus need suured konkureerivad seadmed seni pole võimalik nagu paigaldada olnud. Ja meil on see ka äriliselt on kasulik, et siis Teede Tehnokeskuse TIC-City süsteem jookseb ka Lätis Riia sadama territooriumil ja Saksamaal esimestes pilootides juba, aga enam alati küsitakse seda soola infot ka, et ilma selleta me midagi ei teeks ja sellepärast see tehisintellekti projekt meil oligi nagu oluline, et ei ootaks paari aastat, et ei tekiks täiendava võimekusega andur, vaid et sai juba hakata liikuma kiiremini. Aga tal on protsess ja teekond ja see on nagu üks, ma arvan, päris hea näide koostööst, et kellel on olemas mingid kompetentsid ühes sektoris, siis koostöös nagu mingi valdkonna ekspertidega on võimalik sellest tekitada mingi unikaalne lahendus ja äri kasutada. Just, jah, et üks asi viib teiseni, et see on väga sihuke hea kogemus, mida me oleme õppinud siin. Aitäh, Mihkel!